Tere! Ma mõtlesin, et ma vahelduseks ei räägigi ajaloost, vaid hoopis tulevikust. Kindlasti olete kuulnud või näinud mõnda filmi sellest, kuidas tulevikus robotid muutuvad nii targaks ja võimsaks, et tõusevad inimeste vastu üles ja vallutavad maailma. Ja siis kõik on, et appi, me saame kõik surma, ei! No vot, ma räägin täna peaaegu sellest. Peaaegu. Tähendab, ma ei hakka siin õpetama, kuidas vihaste robotite eest ära joosta või neid kahevõitluses võita, kuigi seda oleks päris lahe õpetada. Vaid selles videos ma tahan teile anda natuke tarka nõu selle kohta, mida ja kuidas õppida, et tulevikus elus hästi hakkama saada. Esiteks, mis värk nende robotitega ikkagi on? Kas nad tõesti võivad muutuda nii targaks, et pööravad meie vastu ja vallutavad maailma? Ma ei tea. Keegi ei tea. Mõned inimesed arvavad, et see on võimalik. Mõned inimesed arvavad, et see on jama jutt. Aga on üks asi, mis on üsna kindel ja mis toimub vaikselt juba praegu. Robotid või masinad või arvutid, see on põhimõtteliselt sama asi, õpivad tegema töid, mida varem tegid inimesed. Ja miks see oluline on see, et inimesed jäävad siis tööta. See tähendab, et paljusid selliseid töid, mida praegu teevad inimesed, tulevikus enam ei ole. Need jäävad robotitele. Ja need on enamasti lihtsamad tööd. Näiteks koristamine. Võib-olla olete näinud robot-tolmuimejaid. Need on juba praegu olemas, eks ole. Või autojuhtimine. Olete võib-olla kuulnud, et varsti tulevad isesõitvad autod, kus polegi juhti vaja, eks ole. Inimestele jätkub kindlasti tööd ka tulevikus, aga inimestele jäävad sellised tööd, mida robotid hästi ei oska, aga milles inimesed on head. Need on näiteks sellised tööd, kus on vaja osata probleeme lahendada, midagi välja mõelda, teistest inimestest aru saada, nendega suhelda, neile kaasa tunda. Robotid ei mõtle. Ja neil pole tundeid, nad suudavad teha mingeid kindlaid liigutusi või arvutada hästi kiiresti, aga see pole päris sama asi kui mõtlemine. Aga ka inimeste jaoks pole need asjad, mis ma mainisin, tingimata lihtsad. Inimesed peavad ka neid õppima, et nendes hea olla. Nii, ja nüüd me jõuame selle juurde, et kunagi tulevikus lõpetate teie ka kooli ja peate leidma endale töö. Ja nüüd teie jaoks on peamine küsimus see, et kas ma olen parem kui robot? Sest kui sa oled parem kui robot, ehk kui sa oskad ise asju välja mõelda, inimestega suhelda, probleeme lahendada, erinevaid vaatenurki mõista, siis sul on kerge leida põnevat tööd, mille eest saab kõrget palka ja siis on kõik hästi tore. Aga kui sa ei ole parem kui robot, siis sul on väga raske. Sest miks peaks keegi sind tööle võtma, kui ta võib osta sinu asemel roboti? Ja kuidas siis olla parem kui robot? Selleks tuleb õppida. Jah, õppida. Ja kui sa hakkad rääkima, et mis jälle hakkab mingi tänitamine, et õpi oma koolitükid selgeks. Siis ise tead, kui pärast robotid su eest töö ära võtavad. Nii et kuula, mida ja kuidas sa peaksid õppima, et olla parem kui robot. Esiteks, ära kirjuta maha, ära loe maha, ehk tee ülesandeid ise ja korralikult. See tähendab, et kui õpetaja annab sulle ülesandeks näiteks koostada ettekanne või referaat mingil teemal, siis tee seda korralikult. Loe selle teema kohta erinevatest allikatest muidugi, tee märkmeid, tee endale see asi selgeks ning siis kirjuta või räägi oma sõnadega. Jah, hästi lihtne on kopeerida Wikipeediast mingi tekst slaididele ja siis see slaididelt maha lugeda. Sain ettekande tehtud, Aga see on täpselt selline asi, mida võib sama hästi teha robot. Ja kui sa nii teed, siis sa ei õpi ise mitte midagi. See on sinu jaoks maha visatud aeg, õpetaja jaoks maha visatud aeg. Isegi klassikaaslaste jaoks, kes sind kuulavad, on see täiesti maha visatud aeg. Ehk siis lõpeta igasugune maha kirjutamine ja maha lugemine, pinguta oma aju ja tee asju ise ja korralikult. Iga kord, kui sa mingi teema kohta iseseisvalt õpid ja infot kogud, siis sa peaksid selle teema nii selgeks tegema endale, et sa oskad seda oma sõnadega seletada ja näiteks sõbrale õpetada. Ja sellega jõuamegi kohe punkti number 2 juurde. Õpeta teisi. Kõige rohkem õpid sa läbi selle, kui sa pead mingit asja õpetama. Näiteks, kui sa aitad oma klassikaaslastel mingiks tööks õppida. Tegelikult ka, nii saavad sul endal asjad palju paremini selgeks. Ja õpetamine on jälle selline asi, mida arvutid või robotid tegelikult hästi ei oska. Kolmandaks, tegele probleemidele lahenduste otsimisega. Või teisiti öeldes, treeni oma probleemide lahendamise oskusi. Oletame, et sul on koer ja sul on vaja, et koeral oleks kuut. Kui sa teeksid selle kuudi ise, siis see oleks suurepärane võimalus õppimiseks. Sa hakkad mõtlema, et mida sul on vaja teada, et head kuuti ehitada. Küsid targematelt nõu, kutsud kellegi appi. Võib-olla saad kasutada midagi koolist õpitud, et näiteks katus võiks olla, eks ole, natuke kaldu, et vihmavesi jookseks alla. Ja näiteks saad matemaatikast kasutada mingeid nurkade arvutamise valemeid.
või mingeid valemeid, mille abil saad arutada, kui palju sul mingeid materjali vaja läheb, et mis on katuse ja seinade pindala ja nii edasi. Ma ütlen, et elu pakub kogu aeg selliseid võimalusi, tuleb lihtsalt mõelda, et kuidas ma nüüd seda probleemi lahendan, mida ma peaksin selleks teadma. Ja kui sa niimoodi harjutad, siis sa saad raudselt paremaks kui robot, sest robot lihtsalt ei suuda ise välja mõelda, kuidas kuuti ehitada. 4. Loe juturaamatuid. Jah, just. Seepärast, et lugemine arendab sinu kujutlusvõimet ja kaastunnet ehk empaatiat. Ja need on jällegi asjad, milles robotid on väga halvad. Aga kuidas juturaamatut kaastunnet arendavad? Vot, kui sa loed mõne tegelase kohta, mida ta mõtleb ja kuidas tema maailmast aru saab, siis sa elad tema tegemistele kaasa. Sa tunned kaasa, kui tal kehvasti läheb ja see aitab sul elus paremini teisi inimesi mõista ja kujutada enda ette nende rolli. Ja kuidas raamatud kujutlusvõimet arendavad? No, sa pead lugedes sõnade põhjal ette kujutama, millised need tegelased on, milline on see maailm, kus nad elavad, et seda ei anta sulle niimoodi piltidena ette, sa pead ise need pildid endal nagu peas looma. 5. Tegele kunstidega. Ma ei tea, tee tänavakunsti, mängi pilli, kirjuta luuletusi, tantsi, mis iganes. Kõik need asjad arendavad loovust, mis on asi, mida robotitel ei ole. 6. Ole aktiivne, ole vabatahtlik. Kooliõpilasena on sul võimalik olla klassivanem, olla õpilase esinduses, korraldada kooliüritusi, teha vabatahtlikku tööd, luua õpilasfirma ja nii edasi. Ja kui sa oled nendes asjades aktiivne, siis sa õpid inimestega suhtlema, asju korraldama, inimesi juhtima. Sa arendad endas ettevõtlikkust. Ja need on jällegi asjad, mida robotid ei oska. Nii, ma arvan, et piisab. Ehk siis, kordame üle, mida teha, et olla parem kui robot. Esiteks, ära kirjuta maha, ära loe maha, tee ise. 2. Õpeta teisi. 3. Tegele probleemide lahendamisega. 4. Loe juturaamatuid. 5. Tegele kunstidega. 6. Ole aktiivne, ole vabatahtlik. Nii, see on tänaseks kõik. Kui sa ei ole veel tutvunud minu lõbusate ajalooteemaliste õppevideotega, siis tee seda nüüd ja telli seda kanalit. Ning otsi üles ka selle kanali Facebooki leht. Ja kui sul on sõpru, kellele kuluksid need selle video nõuanded hästi ära, siis jaga seda videot temaga. Aga aitäh vaatamast ja kohtumiseni!